Seesama ruum siin, kuhu ma kohe sisse astun, seal lendab ringi 20 erinevat liblikaliiki. Lähme vaatame, mis seal toimub. Tere, Kärt! Ma saan aru, et teil on siin 20 erinevat liblikaliiki. Kuidas need liblikad teile siia majja jõuavad? Hetkel on tõesti neid 20, aga see liigi rohkus meil tegelikult sõltub aastaajast. Ja meie juurde nad tulevad Inglismaalt ja niisuguste pisikeste nukukestena, et ei tule päris elus liblikad paki sees, et see ei ole võimalik. Siin paneme nad ilusti sinna kastikeste sisse ja siis nad tulevad sealt kastikestest välja. Kui pikk on ühe liblika eluiga? See sõltub jällegi liblika liigist, aga ütleme, et keskelt läbi niisugune 2-3 nädalat kuni 2-3 kuud. Kui ma vaatan siin seda näiteks sinist liblikat, kes seal lendab, see kõige suurem, mis tema eluiga võiks olla? Ongi kuskil 2-3 nädalat. Okay. Mida liblikad söövad? Kas nad vett joovad? Jaa, ikka. Liblikad söövad mitmeid asju, aga eelkõige just niisuguseid asju, mis on magusad. Et näiteks magusad puuviljad, teeme neile ka lahustatud mettveega ehk siis niisugune nektari asendus ja õietolmu ka samamoodi, et neid müüakse ka meie poes, niisugused kollased pisikesed terakesed. Kui intelligentsed loomad on liblikad või putukad siis? Kas neil on aju, kui niimoodi lihtsalt küsida? Sellises mõttes nagu meil aju on, neil kindlasti ei ole seda, aga eks neil on pigem mingisugused looduse poolt kaasatud instinktid, et mille järgi nad siis tunnevad ära nii liigikaaslased, teavad, milliste taimede peale oma munad muneda ja nii edasi, nii edasi. Palju siin keskelt läbi liblikaid praegu ringi lendab? Pole naimagi. Väga palju, jah? Väga palju, et niisugust logistikat, et kui palju neid isendeid kokku täpselt on, seda on täiesti võimatu siin teha, sest iga päev tuleb mingi hulk juurde, iga päev kindlasti mõni sureb ära, kaob siia kuskile taimede vahele ära, meil ei eluses neid üles. Kes siin elavad? Siin elavad meie ööliblikad, et kui seal ruumis on meil päevaliblikad, siis meie ööliblikad on meil siin võrgu sisse pandud niimoodi, et need siin on kookonid, mis ripuvad siin niimoodi klambritega ja siin küljes on ka täitsa mõned elusad liblikad. Et see liblikas on harilik katlas paabusilm, ta on pärit Aasiast, eluiga kahjuks on ainult kuskil nädal aega, aga ta on tiivapindelalt maailma kõige suurem liblikas. Sama suur kui minu käsi. Uskumatu. Kaua umbes nad siin kookoni sees on, enne kui nad välja tulevad seest? Kuskil 3-4 nädalat, kui hästi läheb. Kui ei lähe nii hästi, siis võib mitu kuud olla isegi. Aga ma saan aru, et teil on siin ka eksootilised linnud ja eksootilisi taimi veel palju. Need papagoid räägivad ka? Meil on küll paar papagoid, kes on kõnevõimelised, et üks neist on meil hallpapagoi Henrietta, kes seal üleval istub ja teine on siis Kiki, meie roosa kakadu, aga tema on veel väga noor, nii et tema hetkel oskab meil paari sõna ainult öelda. Mis ta öelda oskab? Ta oskab öelda tšau ja siis ta oskab öelda kuku. Tšau, Kiki! Tšau! Musi, musi, musi. Ja, tša-tša. Mis nende keskmine eluiga on? Keda nüüd uskuda, erinevad allikad ütlevad erinevalt, aga ütleme, et niisugune 40-60. Seda on päris palju? Seda on päris palju. Linnud elavad kaua. Et tihtipeale inimesed ei arvesta sellega. See tuleb mullegi praegu väga suure üllatusena. Kui seda tahta endale koduloomaks võtta, kas see on mõistlik või mõttetu? See suuresti sõltub inimesest, sellepärast, et tuleb arvestada, et roosa kakadu on väga energiline lind. Tal on energiat vähemalt 5 papagoi eest. Milline lind lemmikuks kõige paremini sobib? No, ma arvan, et algajale linnupidajale on kõige lihtsam linnukene viirpapagoi. Ta on pisikene, ta ei ole väga lärmakas ja ta elab umbes täpselt sama kaua kui võib-olla koer ja kass. Et siis tuleb sellega arvestada.